Alates hooajast 2019 mängin mina siis Team Discraft Estonia tiimis ja seoses sellega siis kõik need kettad, mis siin on, olid minu jaoks täiesti võõrad ja tundmatud. Alates jaanuarikuust olen ma nendega mänginud ja nüüd võin küll julgelt öelda, et olen kõikide ketastega sina peale saanud. Kõik lendavad nii, nagu ma tahan. Ja alustaksi siis kohe putteritest. Puttereid on mu kotis 4, nendest 2 teen putte. Need on siis Jawbreaker Challenger SS-id. Minu jaoks ideaalne putter, et plastik on hea, Jawbreaker siuke hea jäik. Ei ole liiga sügav, ei ole liiga flat, täpselt paras jagu. Lendavad hästi stabiilselt, nii ringi seest, ringist väljas, igalt poolt kuni 30 meetrit jump putte. Kõik asju saab sellega teha, drive'ida saab ka nendega, kui väga tahta. Mina ei taha nendega drive'ida, sest muidu on nendega ebamugav puttida. Aga kes tahab, saab nendega väga edukalt ka drive'ida. Siis edasi on mul 2 putterit, millega ma drive'in. Neid ma puttimiseks ei kasuta. On Crystal Set Zone ja Crystal Luna. Et see Luna on mul nüüd olnud umbes nädal aega kotis. Sellega ma väga palju visanud ei ole. Eelnevalt oli mul siis kotis Prototype Luna. See mulle väga meeldis. Ja ma olen üsna veendunud, et Crystal Luna on lennu poolest väga sarnane selle eelmise Lunaga, mis mul oli. Ainult, et Crystal plastik siis on natukene kangem ja peab tuulele hästi vastu. Ja järgmine, viimane putter mu kotis on Crystal Set Zone. Sellega ma teen kõik eeskäe lähenemised. Et ta on 3 aastat vana zone, väga hästi säilinud, lendab ikka nagu zone peab. Piisavalt kange, aga ei ole ka siukene lihamõõk, et saab ka väga sirgeid iskeid sellega teha. Nii tagantkäe kui eeskäega, peamiselt mina viskan eeskäega, aga saab ka väga edukalt tagantkäega visata. Minu jaoks ideaalne ketas, üks lemmikketaid mu kotis. Järgmisena võtame ette siis keskmaa kettad, neid on mu kotis 2. Rohkem mul lihtsalt pole vaja. On siis Big Set Bass ja Set Wasp. Et Big Set Bass on siis minu lahjem keskmaa, saab kõik annukejooned ära visata, kõik sirged, väga hea hõljuvusega ja kasutan väga palju metsaradadel. Ja vastupidiselt bassile siis on Wasp, mis on väga kange keskmaa, hoiab väga hästi oma haiser joont, tuul teda ei mõjuta ja võin seda visata praktiliselt täie jõuga. Et isegi ta ei flippa, hoiab oma haiser joont kogu aeg ja lõpetab haiseris. Järgmiseks võtame ette siis fervikettad, need on mul kotis 5. Alustaks siis machetedest. Machetes on mul 2 tükki, et näeme väga sarnased välja, mõlemad ilusad rohelised, aga lendavad nad väga erinevalt. Et see tumerohelisem on kõvasti lahjem, sellega viskan ainult eeskätt, läheb üle, tuleb tagasi, väike skip lõppu, nagu ikka, üks machete tegema peab. Et kuna mu eeskäsi ei ole kõige tugevam, siis see on täpselt paras minu jaoks. Teine machete on siis kõvasti kangem, seda ma eeskäega väga ei viska, ainult tagakäega, kas mingid flex-visked või siis suured haiserjooned. Et väga vajalik ketas mulle, et väga palju teeb ära selle kange machetega. Siis võtame järgmiseks Big Set Heat. Heat on minul kotis kindlalt kõige lahjem ketas. Viskan väga palju eest tagakäega, oda, rollereid, kõik asju teen sellega. Et väga mõnusa lennuga mulle väga meeldib, hõljub väga palju. Siis järgmisena on Big Set Undertaker. Undertaker on väga sarnane bassile, ainult et hõljub kaugemale, lendab kaugemale kui bass. Et väga mõnus metsaradadel, haiser flippi saab sellega väga hästi visata. Et metsaradadel väga vajalik. Ja siis viimane fairway on mul Titanium Vulture. Vulture on väga sarnane Undertakerile, ainult et on kangem. Et hoiab oma haiser joont, saab teda visata tuulega, ilma tuuleta, metsa vahel, lageda peal, igal pool.
väga meeldib mulle Vulture'i lend. Hästi sarnane Undertakerile, aga lihtsalt veidi kangem. Ja viimasena võtame ette need põhidriverid. Alustaks siis ESP Punisherist. Et Punisheri ma viskan väga palju eeskäega. Niisugune maksdistants eeskäega läheb väga palju üle ja lõpus tuleb kindlalt tagasi. Et kui tuleb hea vise, siis võib-olla saan 100 meetrit kätte eeskäega. Et see on väga-väga harva. Aga seda vahest juhtub. Siis järgmisena võtame Nuke OS Z-Flex. Kõige kangem ketas, mida ma kunagi visanud olen. Peaaegu kordagi seda ei viska. Aga noh, kui seda on vaja visata, siis muu sind ei aita kui Nuke OS. Et kui mingisugune suur nurk on vaja visata Spike Heiser või on väga tugev tuul, siis Nuke OS on see ainuõige valik. Järgmisena võtame siis Force'id. Force on 3 tükki. Kasutan ma siis neid kõige rohkem, ma arvan, oma kotist. Et põhidriver, ta küll kindlasti ei ole mu maksdistantsi ketas. Aga mis mulle Force'ide juures meeldib, ongi see, et nad on väga usaldusväärse lennuga. Et ma tean alati, kuhu nad lendavad. Et minu jaoks ongi tähtis, et drive ei oleks väga pikk. Või noh, drive võib pikk olla, aga siis ta peab ka fairway'l olema. Et mulle meeldibki Force'iga jätta see drive pigem lühikseks, aga et oleks pigem fairway peal, kui see, et ma panen väga pika viske, aga see on kuskil OB-s või põõses või mis iganes. Et Force'iga väga lihtne. Paned Heiserist teele ja ta on alati fairway'l, et mingeid üllatusi Force'iga ei tule. Siis on mul Titanium Nuke ja Nuke on mul maksdistantsi ketas. Et Nuke'iga teen ma kõige pikemad visked, kui ei ole mingit OB-d või niisugune lageplats, viska palju tahad, siis Nuke'iga saab seda teha, et läheb üle ilusti, hõljub kaugele ja tuleb lõpus ka tagasi. Et niisugune väga hea distantsi ketas. Ja viimasena on mul siis veel kotis Zeus, prototüüp Zeus. Ja Zeus on mul täpselt Nuke'i ja Force'i vahepealne. Et ta ei ole nii kange kui Force, ta ei ole nii lahja kui Nuke. Täpselt seal vahepeal lendab kaugele, lendab täpselt, lendab väga ilusti. Et eeskäega saab ka seda visata, aga edukalt. Üle ei lähe, hoiab oma joont, tuulele peab vastu. Et väga-väga hea ketas. Kindlasti soovitan Zeus, kellel seda veel ei ole. Selline oli siis minu 2019 aasta koti sisu. Loodan, et ma uuel aastal midagi suurt muutma ei pea. Kõik sobis väga hästi. Ja ega midagi, näeme rajal.